Kooliaasta alguse puhul käivitus taas üks bussiliin. Bussijuht muide on füüsikadoktor ja need suurte kompsudega reisijad Tartu Ülikooli füüsikatudengid. Istekohti on nii suure sõiduki kohta tõesti vähe, sest reisijate iseäralikud pambud võtavad kõvasti ruumi. Buss sõidab ühest koolist teise ja teeb seal täiesti tasuta teatrit. Selline huvitav asi nagu füüsika. Selline huvitav asi on millegipärast ebapopulaarne. Ja aeg-ajalt tekib küsimus, et miks. Ja ega sellest vist teisiti nagu mööda saa, kui tuleb minna lihtsalt rääkida inimestega. Rääkimine on võimalik ainult siis, kui inimesed kohal on. Inimesed ise kohal ei tule, siis tuleb inimeste juurde minna. Siis saigi tehtud. Võta 2 pudelit ja 2 korki. Füüsikabuss Suur Vanker ehk liikuv teaduslabor sündis möödunud kevadel aprillis. Vaatamata suve vaheajale on jõutud füüsikat propageerivaid etendusi anda juba rohkem kui 30 koolis. Ja sellel sügisel tuleb füüsikabussi rahval ikka väga kõvasti tööd rabada, et jõuda kõikidesse koolidesse, kuhu neid on kutsutud. Tere! 2005 aasta on kuulutatud ülemaailmseks füüsika aastaks. Üks põhjus, miks seda on tehtud, on see, et näidata inimestele, et füüsika ei olegi tegelikult selline igav koolitarkus, vaid see on tegelikult midagi ka elulist selles. Etendus koosneb visuaalselt põnevatest katsetest ja nende seletustest. Vaatama oodatakse kooliõpilasi, kes on jõudnud vähemalt 5. klassi. 45 minuti jooksul jõutakse näiteks tekitada äikest ja õhukeeriseid ning näidata, kuidas toimivad elekter ja õhurõhk. Siin on mul üks rannapall ja proovime selle palli õhku sääda. Kõige tänuväärsem publik on sellised inimesed, kes veel ei ole füüsikat hakanud õppima. Et 5. klass ja natukene peale. Et siis nad saavad natukene seda nalja endale sisse. Ja kui neile hakatakse siis õpetama seda füüsikat, siis nad suhtuvad sellesse kuidagi paremini ja sõbralikult võtavad seda vastu. Ja see on nagu kõige suurem mõju, mis sellest füüsikabussi esinemisest saab iganes loota. Lämmastiku jaoks on kõik tavalised asjad väga kuumad. Mõelge, kui te paneksite sularaua külma vette, siis see vesi hakkaks seal keema. Samamoodi hakkab see lämmastik keema. Vaatame siis, mis selle roosiga juhtub. Mida suurem katse, seda paremini läheb korda. Et kui me pauku teeme, siis see läheb kõigile korda. Eriti läheb see minule korda, sest selleks ajaks ma tavaliselt jalutan ruumist välja, ma kardan pauku. Siis kõik need elektrostaatika asjad ehk siis peas üles kerkivad juuksed. Kui see hästi välja tuleb, siis on see lõbus. Nüüd võib käe siia peale panna, kupli peale. Ja julge. Kuidas on tervis korras? Nii, ja nüüd pane ole ja seade tööle. Ja sa võid nüüd pead niimoodi raputada ka, nagu tukka visata rock-kontserditel. Ettevaatlikult alla ju. Ja nüüd me demonstreerime teile jällegi staatilisi laenguid. Tavaliselt neile ei meeldi staatilised laengud, sest seelik võib ümber jalgade kiskuda, aga väga hea, sul seelikut sillas ei ole. Nii. Ega silumine ei aita, sul on laengud peal, kõik see 300 000 volti. Ja ega neid siit nii kergelt maha ei saa. Etenduse ametlik osa lõpeb enamasti suure pauguga. Me oleme ainult ükskord jäetud tegemata paugu. See oli siis, kui me käisime Toompeal Riigikogu Valges saalis. Siis me mõtlesime ja pidasime proua Riigikogu esimehega natukene nõu ja mõtlesin, et ei tee seekord. Et teeme kõikidel teistel kordadel siis topelt. Kes selle vapustuse üle elab, võib afterpartil maitsta vedela lämmastiku abil valmistatud jäätist. Noori hullutavaid füüsikuid saab kooli kohale kutsuda selleks füüsikaportaalis soovi avaldades. Ja kui bussil ning tegijatel kütust jätkub, siis pange tähele, paari aasta pärast on ülikoolides konkurss füüsikaalale kõvasti tõusnud.